Ja meie järgmine esineja on Kalev Kallemets, et mis mulle meeldib Fermi Energia puhul, et see diskussioon, mis nad on tekitanud või avanud natukene meie silmi, et eks ole, et kui meie ettekujutus on tuumajaam midagi suurt, või et ta ei pruugi seda olla, ja samamoodi, et tuumajaam võib olla see vastus meie kliimaprobleemidele, et need on need kihid, mis minu jaoks on olnud kogu selle projekti juures huvitavad, aga palun. Tere päevast, minu nimi on Kalev. Jah, me oleme aasta aega toimetanud, aga tegelikult meie ajalugu tuumaenergeetikaga, eks ole, Eesti jaoks on natukene ajad tagasi. Et mäletate, et riik, Andrus Ansip allkirjastas 3 Balti riigi nagu ühise algatuse, et Leedusse jaama rajada. Ja sellest said meie esimesed nagu õppetunnid. Ma lühidalt, mida ma räägin, et kes on Eesti Fermi Energia, miks me on tuumaenergia vajalik, mis ja kus on tuumajaamad, mis on väike moodulreaktor, mida Fermi Energia teeb ja mida tahab Eesti rahvas. Et tõesti, Sandor Liive, saades aru, et hakkame tuumaenergiaga natukene tegelema, siis väga õige esimese otsuse tegi see aru, et tarkust on vaja. Ja andis siis stipendiumi 4 noorele inimesele, et kes omandasid vastavat haridust nagu Karolinska Tekniska Hochskuletis Stockholmis. Ja hästi omandasid, said doktorikraadid. Henri tegi teise magistri ja töötab täna Fennovoima projektis. Et meie asutajad on siis nagu inimesed, kes nagu energeetikat ja tuumaenergeetikat hästi teavad. Ja meie inspiratsioon on Enrico Fermi, kes ei olnud lihtsalt nagu erakordne teadlane, kes tegi esimese moodulreaktori, vaid oli äärmiselt efektiivne teadlane, äärmiselt ajatõhus, mis on nagu teatud seos sellega, et kuidas meie Eestis asja tahame teha. Ja meil on mõned inimesed tööl ja mõned väga head lepingupartnerid, kes tuumaenergeetikat juba täna teavad või siis tulevikus hakkavad teadma. Miks me sellega tegeleme? Jaanuar oli, mis on inimkonna ajaloos, temperatuure mõõdetud kõige soojem. Et ka Greta Thunberg kirjutas Twitterisse, et ei ole kuumemat või soojemat aastat olnud alates 1760, kui oli Stockholmis kui see aasta. See ei ole nali. Pole mingit alust arvata, et tegelikult lähiaastatel läheb nagu külmemaks. Pole mingit alust selleks arvamuseks. Et CO2 tasemed on erakordselt kõrged. Et kui Antarktikas on 18 kraadi ja vabanevad, sulavad nii suured kogused jääd, mis on täiesti anomaalne ka Gröönimaal ja Antarktikas, siis see ei ole nali. See on äärmiselt tõsine, mis tõttu õige oli Euroopa Parlamendi algatus, et hääletada nagu kliimakriisi poolt. Samamoodi fakt on see, et Eesti siis põlevkivist põletamisega elektri tootmine kukkus 60%. Ja see oli eelmisel aastal kõige negatiivsema mõjuga majanduskasvule. CO2 hinnad, need on praegusest riiklikust energia- ja kliimakavast, aga need on liiga konservatiivsed. Need kolmapäeval avaldatud komisjoni roheline pakett tõenäoliselt Keskkonnaministeeriumi töötajate hinnangul tõstab juba käesoleval aastal CO2 hindu ja kui pannakse nii kaugküte kui ka lennundus täielikult kliimakaubanduse sisse, siis sellel saavad olema tagajärjed. Piletihinnad saavad tõusma, soojahinnad Kesk-Euroopas, kus kasutatakse kivisütt ja gaasi keskküttes, saavad tõusma. Nii et sellel saavad olema Euroopa poliitikal on tagajärjed, nagu Andrus Ansip ütles, kas me usume sellesse või mitte. Nüüd tuuleenergia. Kindlasti on tuult vaja teha. Tootsi projekt on ju, tuleks ära teha, kuigi käiakse ilmselt need 3 kohtuasteid ka veel läbi, veel uuesti, aga tuul ei puhu kogu aeg, issand abiga. Väga ebameeldiv oleks, kui kogu aeg oleks torm õues. Ja see on nagu eelmise 18 aasta tunnipõhine elektrienergia toodang siis tuulest. Ja kes statistikat koolist mäletab, on ju, et mediaan on 51, kui paigaldatud võimsus on 300, see näitab statistilist kvaliteeti. Ja see on nagu olulisem pilt. Et juhitavad tootmisvõimsusi tänu sellele, et Holland, Suurbritannia, Prantsusmaa, Belgia, Saksamaa,
Rootsi, Taani on ütelnud, nad sulgevad kõik söeelektrijaamad ja ka Rootsi või Soome sealhulgas, siis paraku samal ajal Saksamaa puhtpoliitilistel põhjustel suurepäraselt töötavad täiesti ohutud reaktorid sulgeb asja eest teist taga ja mõned vanemad reaktorid Suurbritannias ja ka Rootsis lähevad kinni, siis juhitav tootmisvõimsus väheneb Põhja-Euroopas väga oluliselt lähema 10 aasta jooksul. Ja samal ajal, mis meile seni on varustuskindlust taganud, 10-15 viimased aastad, odav hüdroenergia Norrast ja Rootsist otsib endale uusi turge. Seal, kus on sügav defitsiit Suurbritannias ja siis Saksamaal. Ja siin üks selline viimane uudis on 6. jaanuarist, kui Statnett andis ehk et Norra riiklik võrguettevõte andis teada, et rahuldati Equinori nõue või soov, et Narva nafta puurplatvormidele rajada maalt kaabliühendused, tekib 5-10 teravatt-tundi elektritarbimist nendel platvormidel, kus täna põletatakse gaasi selleks, et elektrit toota. Ja nad tahavad enda jalajälgi vähendada, kasutada hüdroenergiat. See tähendab Eesti jagu elektritarbimist. Mis on tuumajaam? Tuumajaam on see, kus tuumade lõhenemise tõttu läheb metall kuumaks. Ja see kuumus, see soojusenergia tekitab auru. See aur omakorda genereerib siis auruturbiinis pöörlemist, kineetilist energiat, mis omakorda generaatoris konverteeritakse elektrienergiaks ja see aur omakorda jahutatakse kondensatsioonis. Sellepärast nimetatakse neid kondensatsiooni elektrijaamadeks. Euroopas on kokku siis Venemaa osaga 182 tuumareaktorit, Ameerika Ühendriikides 115 ja kõige kiiremini on kasvav Aasia, ennekõike Hiina ja India. Soome eeskuju on mitmekesine energiatootmisportfell, et nad ehitavad reaalselt 2 reaktorit, küll väga pikalt, Olkiluoto 1 või 3 on väga pikalt ehituses ja Hanhikivi 1 ehitus algab lähiajal. Ja kui need valmivad, on tuumaenergia osakaal Soomes 60%. Ja me täna juba Eestis tarbime tuumaenergiat lihtsalt Soomest ja Leedu kaudu Rootsist. Ja väga märkimisväärne on see, et seal rajatakse neid elektrijaamu ilma toetusteta ja omavalitsuste ja tööstusettevõtete osalusega sellises mankala skeemis, kus tootmisettevõte kasumit ei teeni, tarnib oma osanikele elektrienergiat oma hinnaga. Väga huvitav asi on selle tuumaelektrijaamaga see, et tema eluiga on 60 aastat. Ja peale kapitalikulude kandmist, kui ka Olkiluoto jaam esimesed 20 aastat tema tootmise omahind oleks 50 €, siis peale seda, kui kapitalikulud on ära kantud, langeb tema omahind kuskil sinna 20 kanti. Ja sellepärast, kuna Stora Enso ja UPM10 ja Olkiluoto kumpu on sellised pikaajalise eluajaga ettevõtted, kes saavad aru, et nad tahavad veel töötada vähemalt 100 aastat, nad tahavad endale konkurentsieelist. Ja selline energiasisend tagab neile konkurentsieelise. Teine näide, et minu asemel oleks pidanud olema siin Merja Pukari, meie kaasasutaja, aga paraku ta valis endale suusapuhkuse asukohaks Itaalia. Nii et ei oleks olnud tore teda siia kutsuda ja ta on paraku, ta on haige, aga mitte õnneks selles viiruses. Et ta on Rootsis praegu, et ta töötab Vattenfallis. Et Stockholmis põhjas asuv peamine selle kuningriigi elektrijaam. Seal lähedal on suvitussaar, kus stockholmlased suvitavad. Siin on näha, kuidas selline järv või laguun on tekitatud, kuhu lastakse jahutusvesi. Põhjala linnud juba teavad, et sinna on soe spaasse minna talvel, kui külm on. Ja on madalradioaktiivsete jäätmete matmispaik, mis asub mere all. Ja 3 reaktorit näevad siis ülevalt vaatajad niimoodi välja ja õhuvaatelt selliselt. Aga need on paraku suured reaktorid. Need on 1000-1400 megavatti võimsusega ja nad on GV-reaktorid. Natukene jätke see nimi meelde. Et see GV-reaktor on, mis töötab ka Olkiluoto 1 ja 2 ja
lisaks Forsmarkile ka Oskarshamni elektrijaamas. Et meie vaatame väikereaktorid, mis Eestile sobiksid, sest suured on liiga suured meile elektrisüsteemi. Et me vaatame nii 4. põlvkonna kui ka siis 3+ põlvkonna. Mõned inimesed, kes nimetavad ennast ekspertidest, ütlevad, et kindlasti tuleb 4. teha. Ma arvan, et nad tegelikult ei tea liiga palju, et mis tegelikult tagab tuumatehnoloogia ohutuse. Enne kõike selle ohutuse tagab see, et meil on põhjalik teadmine aastakümnete jooksul nende materjalide, nende kütuste käitamisest, opereerimistehnoloogiatest ja ka reguleerimisnõuetest. Ja see GV-tehnoloogiale ja siis survevee-tehnoloogiale see selgelt nii on. Sulasoolreaktorite puhul me peame neid teadmisi alles veel arendama. See on siis üks GV-reaktor 300 megavatine, mida General Electric on Ameerika Ühendriikides ja Kanadas litsenseerimas ja neil on kliendid olemas. General Electric pani selle nagu ühe reaktori siis Vabaduse väljakule ja mahub ära. Selline on üks selline mikroreaktor, mis on 10 megavatine, mis selle suur pluss on see, et tema väljundtemperatuur on 900 kraadi, mis on väga-väga hea odavalt ja püsivalt vesiniku tootmiseks. Ja ma olen absoluutselt kindel, et vesinik on väga oluline komponent selleks, et me dekarboniseeriksime Euroopa Liidu energeetika 30 aasta jooksul, aga selleks peamiselt ei saa olema vesinik selline, et paneme autosse, sest see komprimeerimine ja tema transport on kaunis keerukas ja kaunis kulukas. Aga vesinikust toodetakse vesiniktooteid, derivaate, näiteks kerogeen, mis on sisuliselt lennukikütus. Ennekõike lennunduses ei ole realistlik mittevedelkütuste põhiliselt kuidas siis öelda, propulsion või nagu ajamid või mootorid. Et seal on vedelkütused asendamatud, aga seal tuleb fossiilkütus asendada siis mittefossiilse vedelkütusega. Ja samamoodi mõndades teistes valdkondades, kus elektriautod ei ole kõige parem lahendus, kuid tõenäoliselt siis tõepoolest väikeautode puhul elektriautod saavad olema domineerivad, mis omakorda tähendab seda, et elektritarve kasvab päris märkimisväärselt. Tuumajaamadest ollakse mures, ja on põhjusega mures, on nende kulufaktor. Et väikereaktori puhul need kulufaktorid nagu koosnevad nagu 4 suurest asjast, et kas on ehituseelne küpsus, ehitusaeg, finantseerimise kulu ja kvaliteedi kontroll ja standardimine. Nüüd väikereaktor võimaldab just selle ehitusaja viia ikka palju lühemaks ja me näitan hiljem, analüüsime just sel aastal koostöös siis Vattenfalli ja Merkoga, kuidas oleks võimalik 26 kuuga Eestis väikereaktor valmis ehitada. Tuginedes seda, et esimene on Ameerikas juba valmis ehitatud või Kanadas. Et me tunnistame ausalt, me täna veel kõike tuumaenergeetikast ei tea, kuid me avaldasime siis selle aasta jaanuari lõpus enda konverentsil esimese osa teostatavusanalüüsist. See on meie koduleheküljel ilusti vaadatav, 144 lehekülge, iga lehekülg maksab 1000 eurot, mis me oleme investeerinud. Ja see aasta nagu teeme töid, mis on veel kallimad ja veel olulisemad. Kas on Eestis päriselt sobivaid asukohti, koostöös siis Belgia, Prantsuse ettevõttega Tractebel? Kas õnnestub väikemoodulreaktorit ehitada 26 kuuga? Kas on võimalik tugineda ehitusloa menetluses USA Kanada reaktori ohutushinnangu raportile? Sarnane nagu meil on lennunduses ja ravimite puhul on tegelikult vastastikune usaldus olemas. Paraku Euroopa Liidus on natukene tobedalt kõik liikmesriigid ütlenud, meie oleme need, kes algusest peale teevad ohutusanalüüsi ja selline usaldus siis teise riigi ohutushinnangule ei ole olnud piisav. Mis koguses ja aktiivsuse jäätmeid tekib või tuleb lõppladestada, kui kasutada kas kütust ümber töödeldes, nagu tehakse Prantsusmaal ja Suurbritannias, või siis mitte, nagu Soomes ja Rootsis. Kuidas täpselt passiivohutussüsteemid tagavad 10 astmel -8 rajatisvälise kiirgusheitme tõenäosuse, tuleb täpselt ja tehniliselt asjadest aru saada, mitte lihtsalt lahmida ja plärtsuda, mida mõned inimesed teevad. Kuidas tuumajaamaga toota vesiniku ja lennukikütust, mis on tegelikult oma hind,
ja milline nõudlus tekib lähikümnenditel, sellest tuleb tegelikult ja põhjalikult aru saada. Ja me kindlasti tahame, et tuumajaam annaks kasu paljudele, et üks reaktor on päris arvestatav investeering ja ka ehitusajal tekib möödapääsmatult arvestatav riigitulu. Arvestatav elektrienergia toodang, mis katab praktiliselt veerandi Eesti elektrienergia tarbimisest, aga palju töökohti paraku sellega ei teki, et põlevkivitööstuses täna töötavad inimesed seal tõenäoliselt hõivet ei leia. Potentsiaal toota soodsalt ka kaugkütte, soojust ja ka tööstusauru analüüsime see aasta. Otseliiniga raadiuses, mis vastavalt elektrituruseadusele võrgutasudeta elektrienergiat suurtarbijatele, millist tulu annab vallale, tuleb selgeks saada. Kui sa tahad midagi inimeste käest, siis tuleb midagi vastu pakkuda. Teeme regionaalse sotsiaalmajanduslikke mõjude analüüsi, see Mankala mudelit analüüsime põhjalikult, teadus- ja arendustegevust rahastame ja tuumajaam on ka julgeoleku tegelikult argument. Erinevalt, et kui tuleb Ameerika Ühendriikides mõni hull president, siis seda betooni nagu ära ei vii. Et mis siis rahvas arvab? Et me oleme küsinud, Emor on küsinud meie tellimusel 3 korda, et kas pooldate uue põlvkonna väikse moodulreaktori või tuumajaama kasutamise kaalumist Eesti varustuskindluse tagamiseks? Jah, pigem jah. Et on tõusnud. Et me esialgu, me ei hakka ehitama nüüd. Meil on vaja kaaluda, meil on vaja targaks saada, meil on riigi tasemel vaja targaks saada. See on väljakutse. Ehitama jõuame hakata alles siis, kui Kanada või esitame ehitusloa taotluse alles siis, kui Kanadas, Ameerika Ühendriikides on esimene omatüübiline ehitatud, alustanud tootmist, on võimalik veenduda, millised väljakutsed olid ehitamisele loamenetluses. Eeldame, et see on 27. aasta, aga see tegelikult on väga varsti. Ja loodame, et selleks ajaks on vastav regulatsioon ja regulatiivne võimekus Eestis olemas, ehk et see kuskil 25 inimest, kes suudaksid loamenetlust teha. Ja siis tõepoolest on otsustamise koht. Täna ei ole otsustamise koht. Täna on otsustamise koht, kas me saame targaks. Kas me tegelikult võtame seda kliimaneutraalsust tõsiselt ja kas me tegelikult loodame asjadele, et keegi meie eest lahendab selle varustuskindluse. Me ostame, me impordime. Saame kuidagi hakkama. Või me oleme tegelikult sellised, nagu me eestlastena oleme, suudame teha keerulisi asju, suudame tegelikult teha koostööd ja tegelikult teadmiste põhist tootmist. Et puhast energia Eestile iga ilmaga ja parima hinnaga on meie eesmärk. Aitäh! Aitäh! Nüüd on küsimuste voor. Aitäh huvitav ettekande eest, Triin Terem olen mina. Mul tekkis küsimus selle Rootsi osas, et nad ju ometi tegelikult, neil ju hästi suur debatt ka, et just kuna rohelised on seal ju hästi selle tuumaenergia vastased, et ma saan ikkagi aru, et praegu nad just ju panid 1 4 reaktorist kinni ja tegelikult see 2040, mis neil on eesmärk olla siis taastuvenergia 100%, et seal ikkagi tuumaenergiat ju sees ei ole, et selles mõttes te nagu esitasite, nagu Rootsi oleks väga tuumaenergia hea näide, aga kuidas te seda kommenteerite, et tegelikult nende eesmärk on just võimalikult kiiresti tuumaenergiast nii-öelda väljuda, kuna selgelt nende siis võimul olev riigijuhid ei toeta seda ja teevad seda propagandat just selle tuumaenergia vastu. Aitäh! Väga õige küsimus. Soomes muideks rohelistel valiti uus esinaine, naisterahvas, 30 midagi aastane juunis ja tema selgelt ütles, et Soomes tuumaenergia on vajalik, et kliimaneutraalsus saavutada 2035. aastaks, mis on riiklik eesmärk. Rootsis on tõepoolest ajalooliselt ka rohelised olnud radikaalselt tuumaenergia vastane. Tänase keskkonnaministri lähim abi oli üks nendest, kes Greenpeace'iga ronis üle seal mingi tara ja siis püüdis sellele endale tähelepanu võita. Aga eelmisest nädalast on siis sellest samalt keskkonnaministrilt proua Löfvenilt avaldus, kus tema selgelt ütleb, jah, tuumaenergia on vajalik, et ka Rootsi kliimaeesmärke täita, sest Rootsi on võtnud endale eesmärgiks oluliselt kasvatada elektrienergia tootmist
jah, nad teevad väga palju tuulikuid siis Lapimaale, Põhja-Rootsi, nad ei tammita rohkem jõgesid, meie Eestis ju lammutame jõetamme, nagu te teate, et ka selle valdkonnaga on oma keskkonnamõju, kalad ei saa hästi liikuda, aga tuulikuid nii palju ikkagi, isegi kui ükskõik kui palju ehitad, ikkagi iga ilmaga ei puhu. Nii et ka Rootsis mulle tundub, et rohelised, nagu ka maailmas üldiselt, on aru saamas, et kui me räägime sellest kliimaneutraalsuselt tõsiselt ja täna ikkagi 2/3 energiatarnest tuleb naftast, kivisöest ja gaasist, kui me tahame lõpetada ära põletamise, siis ainult tuulikutest ja päiksest ja hüdroenergiast ei piisa. On meil küsimusi? Ma küsin ise ka ühe küsimuse, ma tean, et olete nagu ringi käinud Eestimaal ka natukene rääkimas nendest asjad. Kuidas teid ikkagi tavaliselt vastu võetakse? Jaa, muidugi Kundas oleme käinud, et seal on nagu, seal prouade peamine emotsioon oli see, et oi pojake, meie silmad seda küll ei näe. Et ei ole midagi nagu kõrje karatud. Käisin üleeile Tartus keskkonnatudengitega kohtumas, lausa aplodeerisid pärast, kui kõik ära seletada. Et teadmised on see, mis paneb meid kas siis peaga vastu seina jooksma, nagu selle viiruse tõttu, või siis asju nagu natukene rahulikumalt võtma. Aga aitäh!